Nüüd on mul hea meel tervitada suursaadikut John Boltonit, endist USA riikliku julgeolekunõunikku president Donald Trumpi ajal ning endist USA suursaadikut ÜRO juures, kes liitub meiega otse Washingtonist. Tere tulemast, suursaadik! Suur tänu, et olete meiega. Me kuulsime pidevalt USA presidenti ütlemas, et Iraan tahab tõesti kokkulepet. Ja nüüd see jultunud samm Islami Vabariigi poolt, mis sisuliselt pidurdab diplomaatilisi jõupingutusi USA-ga, samal ajal süüdistades Iisraeli rünnakutes Liibanonis ja Gazas. Mida te sellest režiimi sammust praegu arvate? Aitäh, et mind kutsusite. Ma arvan, et see on osa Iraani propagandast. Ma arvan, et nad üritavad Iisraeli süüdistada selles, et Iraaniga peetavad põhikonflikti puudutavad läbirääkimised ei edene. Aga huvitav on see, et nad seda teevad, sest see tõestab kindlasti nende huvi Hezbollah kaitsmise vastu, mis on ilmselgelt nende käsilaste võrgustiku peamine terroritegija. Ma arvan, et relvarahu on üldjoontes Iraanile kasulik olnud. See on võimaldanud neil taastuda kahjust, mida USA ja Iisraeli rünnakud veebruari lõpus tekitasid. Kindlasti kannatab Iraan blokaadi all, mis takistab tal müüa naftat rahvusvahelistel turgudel. Aga ma arvan, et režiim näeb seda kui otsusekindluse proovilepanekut. Neid ei huvita Iraani rahva majanduslik saatus. Samas kui nad teavad, et Trump on surve all bensiinihinna, inflatsiooni ja teiste tegurite tõttu, mis võivad mõjutada novembrikuu valimisi Ameerika Ühendriikides. Ja ma arvan, et režiim usub, et neil on rohkem otsusekindlust ja sihikindlust kui Trumpil, ning et see ei pane Trumpi rohkem järeleandmisi tegema. Trump on öelnud, et teda ei huvita, aga seda ütleb ta avalikult. Näeme, mis saab. Kindlasti jälgivad kõik viimaseid arenguid ja reaktsioone. Alles hiljuti ütles Iraani suursaadik samuti, et kui Iisrael ründab Hezbollahad Beirutis, siis Teheran sihib Iisraeli põhjaosa. Nüüd teame, et Donald Trump ja Benjamin Netanyahu räägivad telefonist. Mida soovib USA juht tõenäoliselt, et Iisraeli peaminister praegu teeks või võib-olla mitte teeks? Mis on teie arvamus? Ma arvan, et Iisraelile on Liibanonis suhtes antud üsna lai valikvõimalusi. Kuni Iraani režiim ei tule tuumaküsimuses ja paljudes teistes küsimustes millegi rahuldavaga välja. Ma arvan, et kui Trump ütleks põhimõtteliselt, et peatage tegevused Liibanonis, siis Bibi Netanyahul ei oleks eriti valikut. Aga ma ei usu, et see praegu Trumpile sobiks. Ja ma arvan ausalt öeldes, et on tark minna praegu Hezbollah vastu nii suure jõuga, kui Iisrael suudab kokku võtta. Sest me ei tea, kui kaua võib minna aega enne, kui võib-olla kehtestatakse relvarahu, hoolimata kõigist praegustest märkidest, enne kui tõeline relvarahu võib jõustuda. See on kindlasti huvitav mäng, mida Iraan mängib. Me teame, et Teheran ütles, et Iisraeli rünnakud Liibanonis rikuvad USA ja Iraani vaherahu. Ja tegelikult neid kahte seostades võimaldab see Teheranil süüdistada Iisraeli, kui kõnelused Katari ja Pakistani vahendusel on veninud, ning Iraan saab seda olukorda edasi lükata. Kuidas sa arvad, et Donald Trump sellele reageerib? Kas ta on pabertiiger või on nüüd aeg tegudeks? Ma arvan, et ta on tegelikult oma enda seatud lõksus. Ma arvan, et tal polnud eesmärkides selgust, kui rünnakud Iraani vastu algasid. Ma olen toetanud režiimi muutust juba üle 2 aastakümne, peaaegu sama kaua kui Bibi Netanyahu. Aga ma ei usu, et see oli Trumpi eesmärk. Ma arvan, et Trump tahaks sellest olukorrast välja saada. Ma arvan, et ta tahaks kuulutada võitu, lõpetada Hormuzi väina sulgemise, viia maailma naftahinnad alla ja langetada kütusehindu Ameerikas. Aga samal ajal teata, et kui ta teeb halva kokkuleppe võrreldes Obama 2015. aasta tuumaleppega või millegi muuga, tehes Iraanile liiga palju järeleandmisi, siis teda kritiseeritakse avalikult. Ja see muudab ta üha haavatavamaks. Nii et ma arvan, et ta on väga raskes olukorras, olen kindel, et ta on pettunud. Ja ma arvan, et tema väline hoiak ütleb, mind see eriti ei huvita, ma võin oodata. Me ei pea selle peatamise pärast muretsema. Ma arvan, et ta on selle pärast väga närvis, sest me oleme juba näinud, kuidas nafta hind on tõusnud ja aktsiaturud on täna langenud.
Lisaks finantsmõjudele, nagu sa juba mainisid, ei kiirustanud ta kokkulepet sõlmima. Ja ometi on tulemas vahevalimised elukalliduse mõju ameeriklastele ja siis kuuleme ka teateid muredest seoses maailmameistrivõistlustega. Arvestades, et sa olid endine riikliku julgeoleku nõunik, kas see on tõesti sõja takistuseks? Milliseid riigisiseseid kaalutlusi peab ta arvesse võtma, enne kui ütleb, et aitab küll ja võib-olla alustab uuesti sõjalist tegevust? Enne sõja algust ei suutnud ta ameeriklastele oma seisukohta tõhusalt selgitada. Miks Iraani poliitika ohustab USA'd, ilmselgelt ohustab Iisraeli, ohustab meie sõpru Pärsia lahe Araabia riikides, aga ohustab otseselt ka Ameerika Ühendriike. See ei ole ühe kõne küsimus. See on ettevalmistuse küsimus, nagu George H.W. Bush tegi enne Saddam Husseini Kuveidist väljatõrjumist pärast seda, kui Saddam 1990. aastal Kuveiti tungis. Ja kuna Trumpil ei ole eriti avalikku toetust, enamik küsitlusi näitab, et arvamus sõja kohta on negatiivne, siis ta muretseb, et tal ei ole tegelikult eriti palju manööverdamisruumi. Ja ma arvan, et just sellele iraanlased loodavadki. Kui nad suudavad talle rohkem survet avaldada, kui nad suudavad teda veenda, et Iisrael on ainus takistus nende ja kokkuleppe vahel, siis loodavad nad, et Trump avaldab Iisraelile survet, et see lõpetaks. Ja ma arvan, et nad on südamesse võtnud selle, mida inimesed võivad teada niinimetatud taco fenomenina. Trump tõmbub alati tagasi. Iraani režiim loodab olla karmim ja otsusekindlam kui Trump. On teateid, et USA surve mõjutab potentsiaalseid samme, mida Benjamin Netanyahu ja Iisrael võivad astuda Tahija suhtes, mis on Hezbollah kontrolli all olev Beiruti lõunapoolne eeslinn. See olukord areneb veel. Jään ootama, kas see tõesti nii on. Aga paljud siin, suursaadik, on olnud üllatunud, et Iisrael on sisuliselt kõrvale jäetud, et Benjamin Netanyahu ei olnud päris kursis USA ja Iraani vaheliste pingutustega, mis on muidugi üsna kõnekas, arvestades, et ühisoperatsioonid Epic Fury ja Roaring Lions avaldasid veebruari lõpus koos sellist mõju. Mis on teie arvamus kahe liidri, USA ja Iisraeli liidri suhetest praegu sellel kriitilisel hetkel kogu piirkonna jaoks? No vaadake, liitlaste suhted lahingukuumuses pole kunagi täiuslikud. Võite vaadata Franklin Roosevelti ja Winston Churchilli suhet teises maailmasõjas. See polnud sugugi lihtne, aga ma arvan, et Trump on seni andnud Iisraelile Liibanonis üsna vabad käed. Ja ma kasutaksin seda jätkuvalt ära. Tegelikkus on see, et kui Trump otsustab mingil hetkel kõik vaenutegevused lõpetada, on Iisraelil väga raske öelda ei. Nii et kuni Netanyahu ei kuule Valgest Majast selget eitavat vastust, ei usu ma, et ta peaks sellest võimalusest loobuma. Sest Hezbollah'le kahju tekitamine vabastab mitte ainult Iisraeli ja Liibanoni inimesed Hezbollah ohust, vaid nõrgestab ka Iraani mõju selles piirkonnas. Ja see on kasulik nii USA'le kui ka Iisraelile. Irooniline on muidugi see, et paljud selles piirkonnas tunnevad, et USA on tegelikult takistanud Iisraeli Hezbollah ohtu täielikult likvideerimast. Ja see on tulnud ka tohutu hinnaga, kui Iisrael soovib vastata just nendele Iraani toetatud rühmitustele, kes tulistavad rakette ja droone tsiviilisikute ja sõdurite pihta. Olukord areneb. Suur aitäh. Peame siinkohal lõpetama, kuid hindame alati teie aega. Suursaadik John Bolton, otseühenduses Washingtonist. Suur tänu, et olite meiega saates The Rundown. Aitäh!